kui siin eelnevad sõidud, aga pikk maa on veel minna, võiks öelda. Aga kuidas üleüldiselt täna rata ja kõik muu siuke õhustik tundus? Üldiselt nagu Rapla rada mulle meeldib, siis kui endal kuidagi tunned, et seda võimu ei ole, siis need kruusasirged tunduvad meeletult pikad küll, aga ei, tore selles mõttes, et see ilm ka seekord suvine erinevalt eelmise aasta lumesaju. Palju õnne, Markus, tänase võidu puhul, et kuidas tänane sõit kulges teil? Aitäh! Kohe algusest sõitsime Keavas Jostaniga eest ära ja ega siis ei olnudki midagi, sõitsime kahekesi lõpuni ja niimoodi põhimõtteliselt oligi. Et me esimesel etapil sind ei näinud, et kus sina olid sel hetkel, kui teised alustasid meil maratoni hooaega? Ma olin Hiinas tiimi eest võistlemas. Ja kuidas on nüüd järgmiste etappidega, kas me näeme sind ka järgmistel etappidel sõitmas? Mis see järgmine etapp on? Järgmine peaks olema meil Rapla teine maraton. Siis mind ilmselt ei ole, siis ma olen ka ilmselt Hiinas. Thank you. It was quite difficult, the first single track section, and I just thought that if I survive that, then it gets easier, and I just pushed my own pace the whole race, and here we are. Palju õnne tänase teise koha puhul, Josten, et kuidas sulle tänane sõit tundus ja sujus? Aitäh! Mul oli väga raske, sest ma siin teist nädalat juba haige olnud, et jube raske oli ikka, aga õnneks istusin Markuse taga ära ja vahepeal suutsin teda natuke abistada ka, aga mul ei olnud lõpus võimaluski, et ta oli selgelt ikka tugevam. Valgas olid sa selles mõttes favoriitide hulgas kõigi jaoks, aga kahjuks me ei näinud sind lõpetamas, et mis Valgas juhtus? Valkas mul oli tehniline probleem, et 2 korda põrutas mul esijooksu lahti, et pidin 2 korda seisma jääma ja kui Greveli sõidul ikka seisma jääd, siis ega sa enam ette järgi ei sõida. Et mul tekkis lihtsalt siuke murdumise moment ja läks sisu ära ja ma ei hakanud endal tuju halvaks tegema ja ronisin maha. Ja kuidas on nüüd ülejäänud etappidega, et näeme sind siis ülejäänud etappide samuti stardis? Ikka jah, plaanis on ikka kokkuvõtte peale jälle sõita, et eks näis, mis hooaeg toob. Sulle tänase teise koha puhul, et kuidas kommenteerid tänast sõitu? Aitäh! Oli võrdlemisi raskest, et ma olen nädal aega haige ja täitsa nagu voodihaige. Et ma teadsin, et mul on vaja jõuda sinna singlile põhimõtteliselt nii ees peale kui võimalik. Nii et ma pidasin seda sisuliselt tänase päeva finišiks, nagu andsin endast kõik, mis võtta oli. Ja sain sinna väga heal positsioonil peale ja edasi tegelikult õnnestus hoida seda, mida ma sinna võtma läksin. Et tegelikult me Karoliinaga liikusime kuni Palukülani täitsa koos, et olime seal ühes pundis, aga siis ta ühel hetkel vajutas ja mul ei olnud mitte midagi enam vastu panna. Et jah.
aga sellegipoolest väga tubli, et nii-öelda konkurents on tugev ja hea on sõita, et järelikult näeme siin ka siis järgmistel etappidel. Jaa, kindlasti. Mul kuidagi sellel maastikul nagu õnnestub paremini, et 2 nädalat tagasi oli Valga, siis seal kruusa peal mul nii hästi veel ei tule, aga see maastik mulle meeldib ja siin mul tuleb välja ka, nii et see teeb väga suurt rõõmu, aitäh!